Aadine rekord hetkel uuendas naiste 1000 meetri jooksus. Aga kas sündis 6 seerijooksu rekord, seda kohe täpsustame. Seeria jooksu rekord hetkel ei sündinud. Siinak 1000 meetrit, esimene jooksja, õigesti näen, Markus Rene Tõe, tagame me jooksmas siis ka härra Alek Niirit, alati vitaalselt härrasmeest jooksuklubist Sarno, tema on ka siis seeria jooksu liider M50 vanuseklassis. Täpardustega pääses ka eelmisel etapil ilusti 3000 meetri starti ja jooksuga lõpetas väärikalt auhinnaga. Seda jooksuunaga vedamas siis jah, tõepoolest Markus Rene Tõe Tallinna spordiseltsist Kalev ja temaga on siis ka Nõmme seeria jooksu arvestuse üldliider M40 vanuseklassis Tarmo Reitsnik. Aga täna peaks jooksma Mart Wagner Stamina spordiklubist ja nii nagu see esimese ringi järel kuulda oli, on alustatud seda jooksu sama aeglaselt kui naised seda teinud. Vaadandaks on kiiresti naised seda. Aga nüüd on julgelt Markus Rene ja kas Tarmo Reitsnik lähevad selle mõttekas liik kaasa, igal juhul viimasele ringile siit minnakse. Ja tõepoolest, asjakohane võrdlus naistega on kindlasti paigas. 2.45.9 oli siis Liina Tšernovi võiduaeg naiste jooksus, muide jah, seeri jooksu rekord jäi püsima kõige napimalt 0,4 sekundiga vaid, nii et ka tuleval aastal, kui Nõmme seeri jooks. Et me nüüd on siit enne 1000 meetri jooksu aega saame meenutada Maile Mangussoni aega 2.45.54. Et siis seeri jooksu rekordid. Aga dramaatilised pöörded meeste esimesest 1000 meetri jooksus, nüüd leiavad aga 200 meetri peal enne lõppu, kui Markus Rene Tõe Tallinna spordiselts Kalev ilmselt otsustavalt tahtiredi Mart Wagnerist ja seda ilmse lõpuks kiirenduse tööd ja vastamist Tarmo Reitsnik võib saada Mart Wagnerile siin võrdeliselt kõvaks konkurendiks tundub, et mitte Markus Rene Tõe võidab, Mart Wagner teine, Tarmo Reitsnik kolmas. Ja lõpetamas ka Alek Niiti ja edestamas kõhtu konkurenti. See on ka tubli saavutus. Siin väga väljastub tulemas. Ja oluliselt kiiremaid liigutusi tehakse siin, kui nüüd eelmises jooksus seda telede viisime peaks olema just 9 meestre ajal, kui korralikult oskasin kokku lugeda, teiste seas siis ka seeri jooksu üldliider Sergei Tšerepanikov Stamina spordiklubist 2304 minti on ta siis läbitud 3 distantsiga. Nagu jooksu vedamas Olurik Podovalin Tallinna spordiseltsist Kalev. Ja saame siis ka Hendrik Sillang ja kebasalt jooksid tervist veel. Meil oli Valeri Podovalin, kes üsna sulilt jooksis ka Eesti meistrivõistlustel keskmaa distantse ja 1500 meetri jooksus ka lõpuks ennast pronksile. Seda jooksu siis Sergei Tšerepanikov uuest vedamas on ja konkurents on armute ja 2 esimest. Üksteise järel siis positsioonid ka sisse võtmas, et ilmselt neid kohti nad ei lõõvuta.
Stakorin on tulemas kolmandana, Martin Tamm hetkel neljandana, aga esimesed kaks siis Valeri Podovalin, Sergei Tšerepanikov. Stakorin Tallinnas Pirjuselts kalab Martin Tamm ja siis seltskond juba siin ühes koos, aga väga tuleb siis Sergei Tšerepanikov, kas hakkab tegema nii-öelda Tiidrek Mermet, kes siis ka üldiselt reageeris Eesti meistrivõistlustel erinevad taktikat proovides. Kord 200 meetrit enne lõppu, kui meenutame 1500 meetri distantsi ja 450 meetrit enne lõppu, kui meenutame 5000 meetri distantsi. Aga näis Valeri Podovalin ei ole suugi nii nõrk vastane lahti hammustada, Sergei Tšerepanikov Eesti meistrivõistlustelt küll osa ei võtnud. Aga nüüd on siis võimalus, kui 200 meetrit minna, kes keda. Valeri Podovalin algusest peale seda jooksu juhtinud on ja praegusel hetkel hammastega esikonnast kinni hoidmas ka on tõesti proovib siis nüüd kordis Sergei Tšerepanikov. Kas see võimalus avaneb või mitte, Risto Kallin tulemas kolmandana ja ei anna Valeri Podovalin alla. Tšerepanikov oli üle selle lõpuni ehtinud küll mitte, aga väga põneva lõpupeale midagi leab ja peab tõesti Valeri Podovalin seda vesitõhta ja võtab ilmselt Sergei Tšerepanikov lõpetab teisena ja lõpetab liider. Kolmas on siis Kristo Koljend ja neljas Heidrich Sillang sportkeskus.ee lõpetamas siis Martin Tammes. Taking their time right behind